on. And our next presenter is Ranit from the Vocational College in Tartu. So, Ranit, if you'd like to take the floor and share your screen, that would be great. Tervist minu poolt. Et kas on nähtud slaidisõu? Jah, väga hea. Et minu nimi on Ranit, nagu mainitud, töötan siis Tartu Rakenduslikus kolledžis, et olen tegelenud siis Google Workspace'i haldusega 5 aastat ja kogu selle aja siis Tartu Rakenduslikus kolledžis. Et kokku on mul siis 15 aastat kogemust süsteemi administraatorina. Et täna ma räägin tegelikult, et kui palju me kasutame siis Google'it, Google Workspace'i ja nende teenuseid. Et kokku siis meil on, nagu näha, meil on siis ruumi 185,45 terabaiti, millest me oleme kasutanud 14,68 terabaiti. Ehk siis kasutamine nii töötajate, õpilaste poolt on ikkagi täiesti arvestatav. Vaadates statistikat, siis nii e-mailid kui ka dokumendid, mida salvestatakse Drive'i, on siis pooleks. Meil on iga nädal 2915 aktiivset Gmaili kasutamist ja natukene vähem küll, aga arvestatud on siis Drive'i kasutamist 1915. Koosolekute jaoks kasutame Meet'i. Et nagu Silver mainis, et meil oli siis koroona ajal valik, et mida me hakkame kasutama, kas Teamsi, Zoomi või siis Meet'i, et siis sai otsustatud Meet'i osas, et kuna siis ühelt poolt oli nii rahaline pool arvestatav ja tehniline võimekus, et Google siis jah, vastas meie vajadustele. Ja kasutame ka siis Classroom'e, et neid on 150 aktiivset kasutamist nädalas. Me oleme jaganud väga palju faile, et 79 300 faili on jagatud väliselt, et see on siis jah, täiesti arvestatav maht. Et kui me vaatame unikaalseid sisse logimisi Google'i keskkonda, siis neid on 2950 nädalas. Me juurutasime 2-astmelise autentimise, et tõsta turvalisust ja täna oleme siis saavutanud 99% compliance'i. Et ma nüüd küsimusi ei näe, aga tõesti, et kui siin vastan igaks ennetavalt ära, et kui on juhuseid, kus ühte postkasti kasutab mitu inimest, ehk siis mis 2-astmeline autentimine on see, et sa pead kuidagi tuvastama, et sina oled sina, kes kasutad seda, aga kui nüüd ühte postkasti kasutab 2 inimest, et siis selle jaoks me oleme teinud erandi, et neid erandeid on meil kuskil 5-10. Aga jah, et kuna ma arvestan, meil on umbes 5000 aktiivset postkasti, siis 5-10 on ikka väga väike protsent. Ja e-kirjade hulk, mis meil liigub, on siis kuskil 18 000 kuni 20 000 e-kirja päevas ja saadame välja 3000. Et kuidas see esimene number nii suureks saab, on siis tegelikult see, et meil on väga aktiivselt kasutusel ka e-maili listid ja listides olevad isikud siis arvestatakse siis selle 18 kuni 20 000 inimese hulka. Ehk siis me teame, et õppetöö väga palju kasutatakse ja üldiseks informatsiooniks samuti. Google Workspace'is kasutame siis väga palju võimalusi, et me kasutame siis 17 Workspace appi. Meil on siis 63 erinevat Google teenust, et need teenuste all on siis tõesti Google Ads ja Bookmarks, millega siis sünkroniseeritakse järjehoid ja Google Maps'i, et kõik need on meil siis võimaldatud. Ja 45 veebi ja mobiiliaplikatsiooni on meil siis ka lubatud seadmetele, mille me oleme siis lisanud meie Google Workspace'i. Ja nüüd räägime seadmetest, et meil on siis täna kasutusel 76 Chromebooki, et aktiivseid on umbes kuskil 66 ja 48 Android telefoni.
neid me siis saame hallata läbi Google Workspace'i. Põgusalt räägin ka, kuidas meie tekitame kasutajad, et meil on siis kooli infosüsteem või õppeinfosüsteem on siseveeb ja sinna siis lisatakse õppur, töötaja, ühesõnaga uus inimene. Iga õhtu genereeritakse siseveebist CSV fail, kus on kogu see informatsioon kirjas ja meil on siis majas sees olemas üks Windowsi server, kus siis on skriptid, mis protsessivad seda informatsiooni, mis nüüd õppeinfosüsteemist meile tuleb. Ja vastavalt sellele siis tekitakse uued kasutajad ja kasutame ka Google Cloud Directory synki, kus siis tehaksegi uued grupid, uued kasutajad ja kõik need siis Google'isse ka syngitakse tänu sellele. Et paroolide vahetamine käib siis samamoodi, et siseveebis vahetatakse parool ja kasutame niisugust Google'i teenust nagu password synchronization, millega siis parool siis meie poolt Google'isse edastatakse. Aitäh teile! So, Rana, thank you very much for that presentation. And I think one of the things that you've shown in the presentation is how important it is when you have very large numbers of students and very large numbers of teachers to be able to keep everything working in a very simple way administratively, and it doesn't become a big workload. So thank you for sharing that with us. I put in the chat a couple of questions about two-factor that is very important. But two questions, and you can again answer in Estonian. Which staff or which users at Voku have two-factor? And actually, how have you implemented two-factor? Is it on the phone or is it with a key? If you could share that. Jah, et kaheastmelise autentimise jaoks me oleme siis lubanud Google'i poolt kõik võimalused. Et tegelikult ongi siis tegu siis telefonis olevate asjadega, kas siis SMS-i kinnitus, Google Authenticator, YouTube, et kus siis ongi võimalik sul, et ava nüüd YouTube ja ütle, mis numbrid sa nägid enda arvutiekraanil, 49, nüüd vaatad sinna ja pääsedki kohe ligi. Et ei ole mitte midagi keerulist. Et jah, et telefon on see, et me ei kasuta kiisid, et meil ei ole YubiKeyd ja selliseid asju ei ole kasutusel. No, thank you, Ranit. And I think what you've explained is that there are lots of different ways that you can implement two-factor verification. And so I think that I would encourage everyone, if they're needing to know more about how two-step can be added, it's very important, especially for the people who have control over your administration, as well as your senior people in your schools, colleges, and universities. So again, right, thank you very much for that.